Rääkides Jeesuse kannatuse lugu, peaksime ka käsitlema tema reeturi Juudase loo tagamaid ja saatust. Selleks me olemegi tulnud Jeruusalemma ühte sellisesse kõige kõhedamasse paika, mille nimi on Verepõld, mille ostsid Juudase reetmise tasu eest ülempreestrid muulaste matmise paigaks. Kuid rahvasuus sai see kinnisvara nimeks Akldama ehk mis arameas tõlgituna ongi Verepõld. Jeesuse reeturi Juudase saatus oli juba psalmide raamatus tegelikult ette profeteeritud ja kuulutatud ja seda sedavõrd detailselt, et isegi tema matmispaiga kohta, mis siin meie selja taga asub, on selleks täpne kirjeldus. Tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi ja tema ülevaatajaamet saagu teisele. Kas pole see hämmastav, et me seisame täna maailma ühe kõige väärtuslikuma kinnisvara kohal ehk Jeruusalemma kesklinnas. Ja kui me siit vaatame, siin on miskipärast kuni tänaseni 2000 aastat hiljem täiesti tüher maa, kus miskipärast pole mitte midagi ehitatud. Vaadates siit ümbritsevat, me näeme tihedat infrastruktuuri, me näeme siin üleval Templimäge, me näeme siin meie selja taga Jeruusalemma uus linna, mis järjest kasvab ja areneb, kuid siin on tüher maa, see on täiesti kasutuseta. Vaatame pisut seda, kes oli Juudas Iskariot. Enamus piibli tegelastest ja apostlitest on meil palju tausta informatsiooni. Ilmselt sellepärast, et nad olid positiivsed tegelased. Kuid, et saada midagi teada Juudasest, inimkonna kõige suurema reeturi imidžiga isikust, peame kaevama sügavamale kui tavaliselt. Maailma kõige populaarsemad nimed on läbi aegade olnud piibli nimede tuletised. Näiteks nagu Matteus, Mati, Andreas, Andres, Peetrus, Peeter, Paulus, Paul ja nii edasi. Kuid täna ei pane ükski vanem oma lapsele nimeks Juudas. Võib-olla oma kitsele või kassile, kuid vaevalt tunneb keegi täna ühtegi Juudase nimega poislast. Sedavõrd tülgastavalt jäle oli Juudase tegu, et keegi isegi 2000 aastat hiljem ei sooviks tema nimega olla samastatud. Tema lisanimi reedab meile, et ta oli pärit linnakesest Juuda suguharu territooriumil Keriotist. Ehk tema lisanimi Iskariot koosneb kahest heebrekeelsest sõnast. Esiteks Ish, mis tähendab meest, ja Keriot ehk siis selle linna nime. Võiksime seda tõlkida mees Keriotist või Kariotist. Tema isa Siimon Zelot oli religioossest sektist, kelle eesmärk oli suunatud Messia esile toomiseks, kes vabastaks Iisraeli Rooma ikkest. Juudase juures on märgata väga selgeid jooni zelotlikust kodusest kasvatusest, millest tegelikult räägime täpsemalt natuke hiljem. Juudas oleks olnud iga rabi valik omale õpilaste otsingul. Ta oli radikaalne ja põhimõtetega mees. Ta oli ennast ohverdavalt pühendunud ja töökas jünger oma rabile. Tal oli hea reputatsioon ja suhted kõrgemate vaimulike juures. Kuidagi moodi tundis ta isegi ülempreestrit. Tänaseni murtakse pead selle üle, miks valis Jeesus Juudase oma 12 kõige lähema inimese hulka. Neil päevil sündis ka, et ta läks välja mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juure ja valis nende seast 12, kellelt ta nimetas ka apostliteks. Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks ja tema venna Andrease, Jakobuse ja Johannese, Filippuse ja Bartolomeuse, Matteuse ja Tooma, Jaakobuse, Alfeuse poja ja Siimona, keda hüütakse Zeloteseks, ja Juuda, Jakobuse poja ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks.
Kas Jeesus siiski eksis Juudase valikuga? Kas see tuli äkki talle üllatusena, kelleks Juudas tegelikult aja jooksul kujuneb? Kas Jeesus eksis, et ta valis tema oma 12 jüngri hulka? Kindlasti mitte. Jeesus teadis algusest, et Juudas tema ära annab, kuid siiski valis tema. Juudase valimine näitab meile, et neid, kes meid reedavad Juudase kombel, on ka meie elus ja teenistustes. Vahel on reeturiteks need, keda me kõige rohkem usaldame ja keda meil pole vähimatki põhjust kahtlustada. Aga teie seas on mõned, kes ei usu, sest Jeesus teadis algusest peale, kes need olid, kes ei uskunud ja kes see on, kes tema ära annab. Ja ta ütles, sellepärast ma olen teile ütelnud, et ükski ei või tulla minu juure, kui temale seda ei ole andnud minu isa. Sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Siis Jeesus ütles neile 12, kas ka teie tahate ära minna? Simon Peetrus vastas temale, issand, kelle juure me läheme? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ja tundnud, et sina oled Jumala püha. Jeesus kostis neile, eks olen mina teid 12 ära valinud ja üks teie seast on kurat. Aga ta rääkis Juudast, Iskarioti Siimona pojast, sest see pidi tema ära andma ja oli üks neist 12. Jeesus ei olnud halb isikute tundja. Ta teadis algusest Juudase kutsumisest peale, kes ta saab olema. Jumal tunneb meid täna. Ta teab neid, kes teevad vaid ilusat nägu, omades südamest tegelikult hoopis salakavalaid motiive. Väliselt paistavad kõik inimesed ühtemoodi kenad, kuid Jumal tunneb südameid. Kuid siiski kutsub ta Juudaseid veel tänagi. Jeesus oli teadlik Juuda kohta käivast profeteeringust, mida tegelikult juba Taavet ette profeteeris, et tema saab olema reetur. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud, kuid kiri peab minema täide. See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Siit näeme, et Jeesus teadis Juudasest tegelikult kõik juba päris algusest peale, kuid ometi armastas ta teda lõpuni. Jumal ei ütle kunagi, kuidas see küll võis juhtuda, seda ma küll ette ei näinud. Jumala plaanis on kõik alati kontrolli all. Jumal teab täpselt, kuidas kõik saab minema. Ta kontrollib tulevikku juba minevikust alates. Kas Juudas oli kohe algusest peale reetur? Ta ei olnud reetur algusest. Tema teekond selleni on järgitav protsess. Räägime kõigepealt mõningatest olulistest positiivsetest seikadest Juudase juures. Kõigepealt oli Juudas mees, kes jättis oma töö, oma perekonna ja oma elu, et järgida Jeesust. See oli vääramatu tingimus, et saada kellegi rabi talmiidiks või jüngriks. See oli ülim ohvrimeelsus, enda elu ärasalgamine. Kui rikas noormees kohtas Jeesust, siis ta ei suutnud seda tingimust täita. Peetrus lausa küsis Jeesuselt, et mis on meie palk, sealhulgas ka Juudase elupühenduse palk. Peetrus hakkas temale ütlema, vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind. Jeesus ütles, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja armuõpetuse pärast. Ega saaks 100-kordselt nüüd sellesinasel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde, keset tagakiusamist ja tulevase maailma ajastu igavest elu. Juudas oli järgimas Jeesust kõikjal, kuhu ta läks. Ta nägi kõiki Jeesuse imesid, kui nad olid paadiga järvel uppumas ja Jeesus ärgates tormi vaigistas.
kui ta ajas välja leegioni pöörasest märatsejast Kadaras, kui ta toitis tuhandeid inimesi vaid mõne leivaga, oli Juudas seal ja ta ise jagas leiba, mis tema enda käte vahel paljunesid. Ta oli seal, kui ta hüüdis surnud Laatsaruse hauast välja. Ta kuulis igat Jeesuse sõna, mida ta õpetas. Ta nägi tema armastust, hoolt, halastust ja kuulis tema jahmatama panevat tarkust. Juudas osales ka isiklikult Jeesuse poolt volitatud imede missionil. Mattuse 10. peatükist ja 1. salmist võime lugeda, et ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle, neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugust nõtrust. Matteus täheldab, et Juudas ajas koos teiste jüngritega välja kurja vaime. Ta tervendas haigeid, kuulutas evangeeliumi Jeesusest väga paljudes külades ja linnades, kuhu Jeesus ka tema välja läkitas. Jeesus usaldas Juudase kompetentsi oma teenistuse kassapidamise. Miks just Juudase? Neil oli ju Matteus, kes oli professionaalne rahaga tegeleja. Just seepärast ei andnud Jeesus seda ülesannet Matteusele, sest nagu me loeme tollimeeste ülemuse Sakkeuse loost, oli selle ametipidaja lihtne kalduda korruptiivsusele. Aga seda ta ei ütelnud, et ta vaestest hoolis, vaid et ta oli varas ja ta käes oli kukkur ja ta kõrvaldas, mis sisse pandi. 3 aastat kassapidajana olid teda korrumpeerunud ja ta oli muutunud rahaahneks. Tema süda ei olnud enam Jeesuse teenistuse keskmes, vaid see oli asendunud raha kantimisega Jeesuse teenistuse kassast oma taskusse. Kuid mõelge, kui Juudas pidevalt kassast raha varastas, nii et keegi ei märganudki, siis pidi nende kassas ikka päris palju raha olema, et see kassa jääk oli kogu aeg suhteliselt normaalne. Juudas oli aja jooksul ära õppinud ilusa näo tegemise, millega ta oli võitud kõikide usalduse. Isegi kui õhtusööma ja lauas ütles Jeesus Juudasele otse, jah, sina oled minu äraandja, ei saanud teised jüngrid sellest aru. Nad ei näinud Juudases mingit kahtluse märki. Nad usaldasid Juudast täielikult. Näitemäng, siiranäo manamine ja usaldusväärse olemuse kuvamine on sageli vaid maskreeturi näol. Oma langemise kõige madalamas punktis vahetab ta poolt, asudes juhiks Jeesuse vaenlastele. See, mis toimub sel hetkel vaimumaailmas, ei ole juhtunud mitte ühegi teise inimesega kogu inimkonna ajaloo jooksul. Temasse siseneb saatan isiklikult. Mõelge, saatan ei usaldanud nii olulist ülesannet isegi mitte kõige oma võimekamale teemonile. Ja kui ta alles hakkas rääkima, vaata, siis tuli Juudas, üks neist 12 ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga ta äraandja oli neile andnud märgu ja ütelnud, keda ma suudlen, see ta on, tema võtke kinni. Ja kohe ta astus Jeesuse juurde ja ütles, tere rabbi, ja andis temale suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, mis pärast oled sa siin? Siis nad tulid tema juurde, pistsid oma käed tema külge ja võtsid ta kinni. Juudase suudlus on saanud reeturlikkuse kõnekäänuks. Suudlust ei antud kunagi reetmise eesmärgil, vaid vastupidi, sõpruse, ustavuse ja usalduse märgiks. Juudas oli saavutanud oma põhja, kust keegi enam madalamale ei võiks langedagi. Jeesus armastas Juudast lõpuni. Peale reetlikku suudlust ütleb Jeesus talle ikka veel sõber. Ta ei öelnud talle, noh, äraandja, tere siis. Ta armastab teda lõpuni. Tema armastus Juudase suhtes näitab, et ta armastab ka meid, ka siis, kui meie teda peaksime reetma.
Juudas sai religioosselt eliidilt Jeesuse äraandmise tasuks 30 hõberaha. 30 hõberaha oli tollel ajal orja ostuhind. See küllaltki väike rahasumma nii kõrge klassiga isiku äraandmise eest äratab meis põhjendatud kahtlust, et siin ei saanud olla motiiviks esmalt rahalise kasu saamise eesmärk. Tegelik põhjus oli peidetud mujale. Järgnevaga ma tahan teile jagada ühe huvitava mõtte, mis põhjendaks Juudase äraandmise tegelikke tagamaid. Juudas oli oma hingelt zelott, kellede ülim eesmärk oli tuua esile Messias, Iisraeli päästja. Ja nende eesmärk oli muidugi see, et ta päästaks neid roomlaste käest, mitte nagu ütleb Uus Testament, päästab meid patust. See oli samasugune võitlus, nagu oli tollel ajal Makabeide ajal. Juudas pidi kindlalt uskuma, et Jeesus oligi see Messias. Vähemalt ta uskus, et ta on võimeline selleks, sest et kui ta äratab surnuid, teeb loovaid imesid, siis kindlasti on ta ka võimeline tulema toime roomlastega. Nüüd otsustas ta panna Jeesuse olukorda, kus tal ei jääks üle muud võimalust. Juudas teadis, et vaimulikkond peab viima Jeesuse kohtumõistmiseks Pilaatuse ette. Kui Pilaatus ta surma mõistab, siis peab Jeesus oma elu päästmiseks tõusma, kasutades oma üleloomulikke võimeid ja panema roomlased oma jalgade alla. See oli tema zelotlik mõtteviis. Tema suureks üllatuseks aga ei juhtunud seda. Ka siis, kui Jeesus oli juba kinni võetud, pekstud ja sammus vaarudes ristiga seljas oma hukkamise paiga poole. Mis oli lahti? Miks Jeesus ei teinud midagi? See, kes tema arvates oli Messias. Miks ta ei võta ette midagi oma päästmiseks? Kui reaalsus, et Jeesus tõesti tapetakse, jõudis temani, siis tabas teda midagi, mida me võiksime pealiskaudselt nimetada meeleparanduseks. Siis Juudas, kes oli ta ära andnud, nähes, et ta oli hukka mõistnud, kahetses ning tõi need 30 hõbetükki tagasi ülempreestrite ja vanemate kätte ning ütles: ma olen pattu teinud, et ma ära andsin süütuma vere. Aga nemad ütlesid: mis see meisse puutub, vaata ise. Ja ta viskas hõbetükid maha templisse ja läks kõrvale ja poos enese. Aga ülempreestrid võtsid hõbetükid ja ütlesid: neid ei sünni panna ohvrikirstu, sest neil on vere hind. Kuid nad pidasid nõu ning ostsid nende eest Potissepa põllu matmispaigaks muulastele. Selle tõttu hüütakse seda põldu verepõlluks tänapäevani. Siis läks täide, mis on üteldud prohvet Jeremiia kaudu, ja ma võtsin need 30 hõbetükki Iisraeli lastelt, selle hinnatud mehe hinna, kelle nad olid hinnanud. Mis on hämmastav, on see, et ka Peetrus ju tegelikult salgas Jeesust ülempreestri õues ühele teenijale. Ka tema reetis selles mõttes oma õpetaja vanduses 3 korda, et ta ei tunnegi teda. Aga mis vahe siis tegelikult on neil kahel? Vahe on tegelikult selles, et Peetrus uskus, et Jeesus on Jumala poeg, kuid Juudasel oli meeles vaid Jeesuse üleloomulikud võimed, mida ta lootis kasutada sõjalis-poliitilise vabaduse saavutamiseks. Peetruse pisarad olid meeleparanduse pisarad. Juudase kahetsus ei olnud meeleparandus. Tal oli lihtsalt kahju, et Jeesusega nii läks. Ta ei arvanud, et ta tõesti võetakse kinni ja viiakse hukkamisele. Hetkeline kahetsus ei ole meeleparandus. Ta oleks hiljem korranud uuesti oma tegu. Peetrus aga muutus igaveseks ja sai koguduse aluskaljuks, nagu Jeesus oli seda ette ennustanud. Mehed-vennad, täide on pidanud minema kirjasõna, mis püha vaim on ette kuulutanud Taaveti suu kaudu Juuda kohta, kes hakkas juhiks Jeesuse kinnivõtjale, sest ta oli arvatud meie sekka ja oli saanud selle ameti osaliseks.
aga tema hankis enesele põllu ülekohtupalgaga. Ja kui ta ülepeakaela alla kukkus, lõhkes ta keskpaigast ja kogu ta sisikond vajus välja. Ja see on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele nõnda, et seda põldu nende omas keelemurdes hüütakse akeldamaks. See on verepõluks. Kui Juudas poos end siin üksikus paigas, oli parajasti hingamispäev, mille ei tohtinud surnukehasid matta. Isegi kui keegi oleks siit läinud mööda ja oleks teda silmanud, pidi ta ootama pühapäeva hommikuni, et teda siit maha võtta. Selliselt rippudes täitus tema sisikond vedelikuga, mis vajus tema keha alaossa ja ilmselt see raskus murdis selle oksa, nii et ta kukkus maha ja nõnda nagu evangeeliumid kirjeldavad, valgus tema sisikond välja. Selline kohutav oli äraandja saatus. sajandil ristisõdijate ajal ehitati siia üks tohutu suur hoone, mida prantsuspäraselt kutsuti Champ de Mars. See on tõlkes sama, mis on verepõld. Siin oli võlvitud hoone ja see teenis sellist väga veidrat eesmärki. Sellest august siin visati sisse inimkehi, palverändurite kehi, kes olid tulnud Euroopast siia palverännakule ja kes surid palverännaku ajal siis erinevatel põhjustel, kas haigustesse või mis iganes neil siin siis olid. Ja selles augus, mis oli suletud, siin komposteeriti nende kehad. Seda tehti sellepärast, et ei leviks linnas haigused. Siin meie selja taga on müür. See on Kreeka ortodoks kiriku või kloostri müür, kus olevat maetud Juudase keha. Ehk siis siin on Juudase haud. Kuid sinna sisse me kahjuks ei pääse, sest sinna pääsevad sisse ainult Kreeka ortodoksi kiriku liikmed. Kuid Akeldama jutustus ei lõpe vaid ühe Jeesuse äraandja, Juudasega. Ka kogu juutide vaimulike liit eesotsas ülempreester Kaifasega reetsid ju Jeesuse ja andsid ta vales süüdistusega Rooma võimudele ristilöömiseks. Siit on leitud huvitav leid, mis kõneleb meile, et ka ülempreesti suguvõsal on seos selle koleda paigaga. Sellest piirkonnast on leitud üle 80 matmise koopa. Enamus neist on dateeritud teise templi perioodi, kuid need hauakambrid siin, need ei ole lihtsad hauakoopad, vaid nad on kaunilt dekoreeritud hauad. Lähme vaatame neid lähemalt. Ajaloost teame, et Hannasel oli 5 poega ja väimees Kaifas, kes oli ülempreester. Veelgi huvitavam on fakt, et arheoloogid leidsid ühest nendest kaunitest koobastest ossuaariumi Kaifase nimega. Seega osutuvad ka arheoloogilised tõendid sellele, et mõlemad, nii Hannas kui Kaifas, olid siia maetud. Umbes selline oligi ülempreester Hannase hauakamber. Kui me siseneme sellisesse hauakambrisse, mis tänaseks on üsna ära lagunenud, siit on pool sellest juba alla kukkunud ja on raske ette kujutada, kuid sellisesse hauakambritesse olid uurendatud kaunistused, garnituurid, rosetid ja paljud kujutised, mis sümboliseerisid teist templit. Kuidas me teame, et kuskil siin just asus Hannase haud? Kroonik Josef Flavius, kes kirjeldab roomlaste Jeruusalemma piiramist, kirjeldab oma kirjutistes, et siit möödus roomlaste ehitatud linna piiramise kaitseväli. Aastal 70, mille kõrval oli ülempreester Kaifase monumentaalhaud. Kujutage ette, selline hauakamber, mis on teise templi aegne, kus on maetud niivõrd tähtis isik kui ülempreester. Siin haiseb, siin on prügi, siin araablased hoiavad siin oma kaamleid, siin on sõnnik. See on
tõeline ajaloo mõnitamine. Ben Hinnomi org on Jeruusalemma kõige madalam koht, mille võrdkujuna kirjeldas Jeesus meile põrgut. Seal üleval oli templimägi, kus oli Jumala ligiolek, mis esindab meile taevast. Kujutage vaid ette, et nii Hannas kui Kaifas said maetud siia alla põrguorgu, olles ise ülempreestrid. Ka nemad olid Jumala poja müüjad, reeturid, korruptandid, kes korruptiivsel viisil reetsid Jeesuse ja mõistsid ta surma, käies ülima visadusega Pilatusele peale, et see Jeesuse risti lööks. Ning lõpuks lõpetasid kõik äraandjad üheskoos kohas, mille nad ostsid Juudase verehinnaga vaeste ja alamklassi matmiseks. Siiski jääb saladuslikuks mõistatuseks, kuidas Hannas ja Kaifas üheskoos Juudasega just siin lõpetasid. Kohas, kus täna ei mälesta neid keegi ja hauad on täis prügi, sõnnikut ja igasugust prahti.